Vaskpull, Hispaania eesel, verikotkas. Kõlab nagu maailma kõige hirmutavam loomapark, kas pole? Aga need olid päris piinamisviisid ja olgem ausad, inimkond on alati leidnud jõhkrad loomingulisi viise teisi kannatama panna. Tere, mina olen Josh ja me hakkame uurima inimajaloo kõige jõhkramaid karistusi, ainult saates The Infographic Show. Vaatame kiiresti paljusid neist ja siis läheme üksikasjalikult kõige hullumeelsemate juurde. Alustame meie klassikaga, inimkonna ajaloo kõige hullemad karistused. Prantsuse filosoof Michel Foucault alustab oma raamatut Jälgida ja karistada, vangla sünd, peatükiga ühest õnnetust prantslasest nimega Robert François Damien. Damiens üritas tappa kuningas Louis XV, kuid ebaõnnestus ning selle eest karistati teda rängalt. Teda põletati sulavaha ja pliiga ning tema avatud haavadesse valati keevat õli. Seejärel rebitid hobused tema jäsemeid, kuni ta 4 kisti ning lõpuks põletati tema kere tuleriidal. Osa rahvast rõõmustas, kuid üks pealtvaataja kirjutas: ma pidin mitu korda mäo ära pöörama ja kõrvad kinni katma, kui kuulsin tema läbilõikavaid karjeid, sest pool tema kehast oli temalt rebitud. Asjad muutusid aegamisi karistuste karmuse osas, kuid täna vaatame tagasi sellele jõhkrale minevikule. Selles saates The Infographic Show räägime inimkonna ajaloo kõige hullematest karistustest. Peame selgitama, et see nimekiri ei ole koostatud julmuse järgi, sest näete, et kõik need karistused on äärmiselt barbaarsed. Oleks raske öelda, milline neist on kõige hullem, sest kõik need on uskumatult öövastavad. Laseme teil otsustada, milline karistus on teie arvates kõige jõhkram. Lisame ka, et mõned teist võivad arvata, et pikaajaline piin, näiteks 20 aastat üksikvangistust, võib tegelikult olla hullem kui piinav valu, mis kestab vaid mõne sekundi või minuti enne surma. Aga täna keskendume rohkem barbaarsetele tegudele. Piinapink. Alustame ühest karistusest, millest te kõik ilmselt olete kuulnud. Piinapink oli üsna lihtne seade, mis koosnes ristküliku kujulisest raamistikust ning kangide, plokkide ja köite süsteemist. Piinapingist on erinevaid versioone, mis pärinevad antiikajast kuni Euroopa keskajani. Idee oli venitada vangi liigestest, kuni lihased rebenesid ja liigesed paigast ära läksid. Lõpuks nihestati kõik liigesed. Hoosmine, sisikonna eemaldamine ja 4 raiumine. See on üsna sarnane sellele, mis juhtus Damiensiga, kuid oli tuntum kui eriti jõhker hukkamisviis Inglismaa keskajal, kui keegi oli toime pannud riigi reetmise ehk reetmise riigi vastu. Bäng riputati üles, kuni ta oli peaaegu surnud, siis võeti ta alla ja eemaldati sisikond, kui ta oli veel elus ning samuti lõigati tal mehe au ära. Seejärel raiuti ta tükkideks ning sageli raiuti pea maha ja riputati kuhugi avaliku kohta, kus kõik seda näha said. See karistus kaotati Inglismaal 1870 aastal. Juuda Tool, tuntud ka kui Danny Tool või Juuda Häll, pole täpselt teada, millal seda kasutati, kuid sellest on olemas visandeid ning see on ka mõnes muuseumis välja pandud. See õõvastav seade oli tool, mille istmel oli terava tipuga püramiidi kujuline tipp. Viibilehed, mis kirjutavad keskaegsest ajaloost, räägivad, et inimesi pandi selle terava tipu otsa istuma ja lasti köitega aeglaselt alla, mis oli äärmiselt valus, kuna tipp tungis kehaõõnde. Kuid mõnikord tõmmati neid sellele veel raskustega peale ning õli kasutamine tegi asja veel hullemaks. Nad surid aeglaselt, kui neid veelgi madalamale lasti või veelgi aeglasemalt infektsiooni tagajärjel. 2 meie leitud allika järgi võis see võtta tunde või isegi päevi. Mõned allikad väidavad, et seda kasutati Hispaania inkvisitsiooni ajal, kuid teised allikad lükkavad selle ümber. Keetmine. Jällegi pöördume Inglismaa poole ja seekord 15 sajandatesse. Öeldakse, et tihti äkiline kuningas Henrik VIII muutis selle surmanurtluse vormiks, kuid tundub, et mingil hetkel oli see populaarne kogu Euroopas ja Aasias. Nagu võite arvata, seisnes piinamine ja tavaliselt ka hilisem surm selles, et inimene keedeti elusalt suures katlas või potis, mis oli täidetud vee, õli või tõrvaga. Katariina Ratas. Tuntud ka kui murdmisratas, arvatakse, et seda lihtsat keha hävitamise meetodit kasutati peamiselt 18. ja 19. sajandil Euroopas ja osades Aasiast. Prantsuse kirjanik virjutab sellest karistusest 18. sajandil ilmunud raamatus Vangid seoti ja laotati laiali suurele puidust rattale. Timukas võttis seejärel raske eseme, mõnikord rauast nuiaga ja murdis inimese rattal, kuni keha oli peaaegu täielikult tükkideks. Mõnikord kulus ohvritel aga vigastustest suremiseks mitu päeva. Peapurustaja. See peaks olema iseenesest mõistetav. Kujuta ette, et sinu kolju külge on kinnitatud metallist taldrik ja lõua alla metallplaat. Sa ei saa liikuda, sest kõik on kindlalt paigas. Taldrikut saab alla lasta suure kuviga, mida saab keerata. Kui see alla liigub, purustab see su pea luud ja lõpuks muljub kolju. Me ei leia liiga palju usaldusväärseid allikaid, mis ütleksid, millal seda kasutati, kuid arvatakse, et see oli keskaegne piinariist. History.com ütleb, et see oli päriselt olemas ja see ilmub raamatus nimega Suur valuraamat, piinamine ja karistamine läbi ajaloo. Nülgimine. Kui oled näinud Troonide mängu, siis oled selle karistusega tuttav.
piinamine seisneb kogu inimese naha eemaldamises, kuigi Hiinas öeldakse, et mõnikord eemaldati ainult näonahk. Mõnikord võidi inimene enne põletada, et lõikamine oleks lihtsam, või lihtsalt selleks, et piin oleks veelgi õudsem. See karistus oli kasutusel veel 18. sajandil ning Michel Foucault arutab seda üksikasjalikult raamatus, mida mainisime, Distsipliin ja karistus. Räägitakse, et inglased tegid seda varastele 13. sajandil, kuid sellist karistust rakendati läbi aegade kogu maailmas. Räägitakse, et Hiina keiser Hang Hongwu käskis 1357. aastal 5000 naist elusalt nülgida. Kuigi raamatus Nahk ja luud on selleks aastaks märgitud 1396. Surm 1000 lõike läbi. Jäädes Hiina juurde ja samasse ajajärku tuleb mängu see jõhker piinamine. Tuntud ka kui Ling Chi räägib raamat Surm 1000 lõike läbi, et see oli 14. sajandi Hiinas levinud karistusviis, kuid seda kasutati riigis sajandeid. Vangi kogu keha lõigati viirudeks, kuid surm saabus aeglaselt, nagu väikeste lõigete puhul arvata võib. Kuid nuga ei jätnud midagi puutumata ja lõpuks see tappis õnnetu ohvri. Kuid kuigi see karistusviis sai Hiinast väljaspool kurikuulsaks, ütlevad mõned ajaloolased, et see ei olnud nii pikaajaline, nagu algselt arvati, ja mõned neist lõigetest tähendasid tegelikult jäsemete eemaldamist, mis tõi surma kiiremini. Saagimine. Vaadates selle kohta 15. sajandi joonistusi, tunduks see mõnes mõttes kõige barbaarsem, kuna see on nii lihtne. Inimene riputatakse pea alaspidi võllapuu külge, jalad veekujuliselt laiali. 2 meest võtavad siis suure sae ja lõikavad mehe kubemest pooleks. Väidetavalt jäi ta suure osa sellest protsessist ellu. Ühe leitud allika järgi kasutati seda meetodit keskaegses Euroopas ja Hiinas harva, kus alternatiivina saeti inimest ka horisontaalselt keskelt pooleks. Veebis ringi vaadates selgub, et saagimist kasutati sajandite jooksul üle kogu maailma väga erineval viisil. Igal juhul lõigati inimesi saega pooleks, kuid meetod võis olla mitmesugune. Rotid. Võib praegu mõelda, mis ometi oli inimestega minevikus lahti, et nad sellist käitumist läbi viisid või isegi toetasid. Kuna inimesed mõistavad valu nii hästi, kas meil ei ole siis kaasa sündinud moraalitunnet? Kui sa pole seda juba mõelnud, siis võib-olla mõtled kohe, sest surm rottide läbi on tõesti eriti jõhker. Seda kasutati väidetavalt keskaegses Euroopas ja Hiinas. Mõned allikad räägivad, et näljased rotid pandi koos alasti vangiga kasti ja nad sõid inimest aeglaselt elusalt. Teised allikad väidavad, et inimese kõht avati esmalt osaliselt, et rotid pääseksid sisemusse. Sellest on kirjutatud 1931. aasta raamatus Merrily I Go to Hell, Reminiscences of a Bishop's Daughter. Teine raamat, The Dictionary of Torture, ütleb, et see juhtus Saksamaal. Veel üks raamat räägib, et Hiinas pandi rott ohvri kõhule ja kaeti metallpotiga. Seda potti kuumutati, kuni rotile jäänud muud üle, kui proovida end läbi inimese keha närida. Me ei saa öelda, mis selle tulemus oleks, ja võib-olla pole eriti usutav, et rott suudaks end läbi keha närida. Mõned allikad, mis väidavad, et nii juhtuski, ei esita selle kohta tõendeid. Rahva nõudmisel toome teieni veel ühe saate kujuteldamatutest karistustest, mida võimud on kurjategijatele ja inimestele, keda peeti ohuks valitsusele, võimule või isegi usule määranud. Kuigi keskaegsetes kruustangides inimeste peade purustamine enam ei toimu, leidub maailmas ka tänapäeval veel mõningaid barbaarseid karistusi. Isegi kõige arenenumates riikides leidub selliseid asju nagu uppumise simuleerimine või ajukurnatus, mis tekib üksikvangistuses viibimisest. Vitsaga peksmist, mida mõnes riigis siiani tehakse, on nimetatud talumatult piinavaks, samas kui kividega surnuks loopimine võib vaid ette kujutada, kui kohutav viis see on surra. 2008. aastal ilmusid teated 13-aastasest Somaalia tüdrukust, kes maeti kaelani maa sisse ja visati 50 mehe poolt kividega surnuks. Tema kuritegu oli vägistamisest teatamine. Täna uurime selles infograafika saate episoodis veelgi hullumeelsemat julmust. Inimkonna ajaloo kõige hullemad karistused. Teine osa. Number 10. Pronkshärg. Tuntud ka kui Sitsiilia härg, oli see julm karistus kasutusel Vana-Kreekas. Kuidas me seda teame? Kreeka ajaloolane Diodoros Siculus kirjutas sellest ühes oma paljudest ajalooraamatutest, mis käsitlesid tollaseid erinevaid kultuure. Ta kirjutab, et härg valmistati pronksist ja see oli peaaegu sama suur kui päris härg. Selle küljel oli uks, mille kaudu surma mõistetud inimesed sisse suruti. Seejärel süüdati häri all tuli ja inimene küpsetati elusalt surnuks. Isegi öeldakse, et härg oli kujundatud nii, et karjed kostuksid pealtvaatajateni. Kui see kõlab halvasti, siis saate lõpuks võite mõelda, et see polnudki nii halb viis surra. 9. koht. Raudne neitsi. Kui oled raske muusika fänn, oled seda nime ilmselt juba kuulnud. Ansambel sai oma nime piinamisvahendi järgi. Nagu paljude piinamisvahendite puhul, vaidlevad ajaloolased selle üle, millal ja kuidas seda kasutati. Kuid raudseid neitsisid võib tänapäeval kindlasti muuseumides näha. Arvatakse, et esimene neist oli 14. sajandi Germaani leiutis, kuid järgnevatel sajanditel kirjutasid paljud ajaloolased neist kurjadest asjadest.
Need näevad natuke välja nagu Egiptuse muumia, kuid ukse sisekülg on kaetud ogadega. Kui see suletakse, torgatakse kirstus olev inimene läbi. Nagu me ütlesime, mõned ajaloolased kirjutavad, et neid asju ei pruugitud kasutada või kasutati harva, kuid need eksisteerisid kindlasti. Teised kirjutavad, et neist räägiti palju 18. ja 19. sajandil, et näidata, kui barbaarsed inimesed varem olid ja kui palju paremad nad nende ajastul olid. 8. koht. Ristilöömine. Me oleksime ilmselt pidanud selle juba esimeses saatesse lisama, sest see on kohutav viis surra. Nagu te kristliku ajaloo lugemisest teate, tähendas ristilöömine alasti inimese sidumist või naelutamist puidust tala külge. Inimene jäeti seejärel aeglaselt surema. Nii suri Jeesus Kristus. Mida ta võib-olla ei tea, on see, et inimest võis ristil lüüa mitmel erineval viisil. Võib-olla oli parem variant puu külge naelutamine, kuid palju hullem oli vaid otsa torkamine ja sinna surema jätmine. Isegi iidsetel aegadel pidasid mõned inimesed seda liiga julmaks. Näiteks Rooma filosoof Cicero nimetas seda äärmiselt julmaks ja jälestusväärseks karistuseks. Kui sa ei surnud šoki, sepsise või dehüdratsiooni tõttu, siis võisid sind ümbritsevad loomad ära süüa. Sa ei pruugi ka teada, et see polnud populaarne ainult iidsetel aegadel. Japaanlased ristileid inimesi 16. sajandil birmanlased, 19. sajandil ning mõnes Lähis-Ida piirkonnas on ristilöömine siiani seaduslik karistus. Number 7. Hispaania eesel. See on eesel, kelles selga ükski mees ega naine ei tahaks istuda. Kui sa nägid meie esimest saadet, siis piinamisviis on sarnane Juudase hällile. Vangid pandi istuma kolmnurkse kujuga puuplokile. Selle puiduharjal võisid olla naelad. Nad lasti alla teritatud harjale ja mõnikord tõmmati neid raskustega alla, mis põhjustas talumatut valu. Mõned allikad ütlevad, et see võis põhjustada inimese lõhki rebimise ja surma. Teised aga, et see lihtsalt sandistas inimese. Prantslased nimetasid seda chevalieriks ehk hobuseks. Ajalooteemalises dokumentaalfilmis öeldakse, et sellist seadet kasutati Ameerika kodusõja ajal konföderatsiooni vangide piinamiseks. Need vangid minestasid valust ja mõnikord jäid eluks ajaks sandiks. 6. koht. Rinnarebija. Need jubedad asjad nägid välja nagu kaheharulised kahvlid, mis meenutasid maokihvu, kuid olid valmistatud rauast. Raamatus Ohvrid ja väärtused, kannatuste ajalugu ja teooria on kirjeldatud, et neid kuumutati ja kasutati naiste rindade rebimiseks karistuseks. See põhjustas tõsiseid arme ja rindade kaotust, kuid sellele järgnev infektsioon tappis naise sageli. Viibileht Medieval Times and Castles kirjutab, et seda instrumenti kasutati peamiselt naiste puhul, keda süüdistati aborti tegemises või abielu rikkumises. On mõned teated, et ISIS kasutas 2014 aastal sarnast instrumenti ühe naissoost ohvri peal, kuid nemad nimetasid seda hammustajaks. Teatete kohaselt kasutati hammustajat, kuna mõnda naist süüdistati selles, et nad ei kandnud õiget riietust. Number 5. Krokodillitangid. Mehed ei pääsenud loomulikult sellistest oma mehisusega seotud barbaarsetest karistustest. Krokodillitangid olid seestpoolt hammastega rauast torud. Neid kuumutati ja suruti mehe peenise ümber, justkui oleks see krokodilli suu. See põhjustas kastratsiooni, kuid tol ajal tähendas selline karistus sageli aeglast surma infektsiooni tõttu. Heskaeg ja lossid kirjutavad, et krokodillitangidel oli väga konkreetne eesmärk – sandistada neid, kes üritasid kuningat tappa. Üks teine kirjutaja räägib meile, et pärast peenise äratõmbamist rebiti ära ka muud kehaosad, näiteks sõrmed või varbad. Kuningat üritada tappa või tegelikult tappa, regitsiid peeti kõige hullemaks kuriteoks. Ja seetõttu vääris see loomulikult karistust, mis takistaks ühelgi mehel seda kunagi uuesti proovimast. See oleks võinud olla hullem. Sa oleksid võinud saada raudkammiga karistada. See oli raske kamm teravate piidega, millega tõmmati üle ihu, kuni sinust polnud enam palju alles. Inimesi kammiti sageli ja kui see neid ei tapnud, siis raiuti neil pea maha. Number 4. Hiina piinamistool. Olgu, see on veel üks õudne seade, mida võidi kasutada ainult selleks, et rahvale hirmu nahka ajada. Kui Jigsaw filmist Saag oleks päriselt olemas olnud, oleks ta sellele toolile kindlasti kadedaks muutunud. Me leidsime tegelikult ühe sellise tooli muuseumi veebilehelt, kus oli kirjas ka praegune omanik, nii et need tõesti eksisteerisid. Tool on valmistatud puidust ning selle käetugedes, seljatoel, jalatoel ja istmel on 12 terasest tera. Euroopas kasutati väidetavalt samuti sellist tooli, kuigi seal nimetatakse seda lihtsalt raudtooliks. Sellel võis olla 500 kuni 1500 ogasid, mille otsa ohvrid pidid istuma. Mõnikord pandi tooli alla ka tulised söed, et valu veelgi suurendada. Üks ajaloolane kirjutab, ogad ei tunginud elutähtsatesse organitesse ja verekaotus oli minimaalne, vähemalt seni, kuni inimene toolilt vabastati. Me ei suuda ette kujutada, et tulemus oleks olnud hea, kui vang vabastati. 3. koht. Hiina vee piinamine. Võite mõelda, miks see on siin koos vahenditega, mis põhjustavad äärmist füüsilist valu. Võib-olla hulluks ajamine, aeglaselt on isegi hullem kui mõne kehaosa kaotamine. See piinamine seisneb selles, et vett tilgutatakse aeglaselt ühele peapiirkonnale.
ja ilmselt muutub see pärast piisavat aega täiesti talumatuks, ajades ohvri hulluks. Mythbusters proovisid seda, et näha, kas see tõesti töötab ja inimene ei pidanud üldse kaua vastu. Enne 2 tunni täitumist palus ta katse lõpetada, kurtes klaustrofoobia ja õlaliigese krampide üle ning öeldes, et hakkab murduma. Kujuta ette, kui peaksid seda taluma päevi järjest. Skeptikud pole kindlad, kas see oleks nii tõhus. On ainult üks viis teada saada. Teiseks, kirstu piinamine. Probleem selle juures oli see, et surm võttis väga kaua aega. See oli väga populaarne keskajal ja seda kasutati inimeste hirmutamiseks kuritegude toimepanemise eest. Ohvrid riputati tala või puu külge omamoodi kirstu sisse, mis oli aukudega puidust vangla. See oli nii väike, et inimene pidi olema valusas asendis kõveras. Nad jäeti lihtsalt sinna. Inimesed võisid neile asju loopida, torkida pulkadega ja nii edasi. Ja nad jäid sinna, kuni surid aeglaselt. Isegi pärast surma jäeti nad sinna, kuni linnud olid nende liha ära nokkinud ja neist polnud enam palju alles. Õnnelikel lubati võib-olla elusalt alla tulla, kui nende kuritegu polnud nii tõsine. Ja lõpuks number 1. Skafism. Üks loomingulisemaid piinamisviise, mis kunagi eksisteerinud, see pärs- ja hukkamismeetod pole millegi muuga võrreldav. Raamatu Üks verine asi teise järel, maailma õudne ajalugu järgi, sunniti ohver sööma suures koguses piima ja mett, nii palju, et ta oksendas, meelitades ligi sipelgaid ja kahjureid. Ta määriti ka meega kokku. Ilmselt määriti enamik sellest meest ohvri silmade, nina, suu ja suguelundite ümber, samuti kõrvadesse ja pärakusse. Seejärel seoti ta 2 paadi vahele madalas seisvas vees, kus igasugused putukad ja 4-jalgsed raipesööjad temast toitusid. Üks Bütsantsi ajaloolane kirjutas. Pealegi, tema kõht, mis on täis piima ja mett, eritab vedelaid väljaheiteid ning need mädanedes tekitavad usside, sooleparasiitide ja igasuguste teiste usside parvi. Nii sureb ohver, kes lamab paatides, tema liha laguneb omaenda mustuses ja ussid söövad teda, aeglase ja kohutava surma. Teda süüakse sisuliselt seestpoolt välja või kui tal veab, sureb ta enne seda. Rahva nõudmisel räägime taas mõnest kõige jõhkramaist asjast, mida inimesed on üksteisele karistuse nimel teinud. On üsna raske uskuda, et minevikus saagisime oma vange pooleks, purustasime nende päid, eemaldasime siseelundeid, põletasime neid tuleriidal ja mõnikord lihtsalt sidusime nad ratta külge ning purustasime nad nii kaua, kuni neist polnud enam midagi alles. Need vägivallatontlikud varjud, nagu mõned kirjanikud on neid nimetanud, ei olnud mõeldud ainult kuritegude ärahoidmiseks ja karistamiseks, vaid tuletasid ka avalikkusele meelde, et nad peaksid oma kohta teadma. Lõpuks pöörasid sellised julmad ja ebainimlikud teod rahva võimu vastu ning asjad hakkasid tasapisi muutuma. 12. Scavengeri tütar. Seda nimetati mõnikord ka Selvingtoni tütar, nime saanud britimehe Sir William Selvingtoni järgi. See oli põhimõtteliselt raudest valmistatud A-tähekujuline seade. Sellel olid hinged, nii et raami sai liigutada. Ohvri pea kinnitati A-tähe ülaossa, tema käed ja jalad kinnitati alumistesse osadesse. Piinuja sai siis inimese painutada äärmiselt valusasse asendisse, murdes tema keha. Mõned ütlevad, et see oli nagu piinapink, aga vastupidi. Kui piinapink tõmbas inimesel laiali, siis see seade purustas inimese. See loodi Henry VIII valitsemisajal, kuid on ka dokumenteeritud juhtumeid selle kasutamisest Elisabeth I valitsemisajal. 11. Nülgimine teistmoodi. Oleme varem rääkinud nülgimisest, mis tähendab naha mahakoorimist. Seda õõvastavat piinamisviisi nähti üle kogu maailma, Euroopast Hiinani, Aafrikast Asteekide impeeriumini. Aga veebilehe Medieval Times and Castles andmetel viidi seda tava läbi erinevatel viisidel. Meile öeldakse, et mõnikord jäeti inimesed pikaks ajaks päikese kätte, kuni liha nende luudel oli kõrbenud ja pehmenenud. Nii sai nülgimist hõlpsasti läbi viia. Teistes kultuurides keedeti inimesi esmalt kergelt, seejärel võeti nad potist välja ja kooriti. Üks allikas ütleb, et piinajad püüdsid sageli nahka eemaldada suurte tükkidena. See tehti selleks, et nahka saaks hiljem teistele hoiatuseks välja panna. Suurbritannias Worcesteri katedraalis on siiani säilinud üks säärane nahk. See oli viikingi nahk, kes üritas kirikukella varastada. Raske on uskuda, et inimesed suudavad midagi sellist teha, aga nagu näed, oleme teinud veel hullematki. 10. Surnuks loopimine kividega. Seda võiks nimetada piinamisega hukkamiseks ning see erineb enamikust teistest jõhkratest hukkamisviisidest selle poolest, et ka pealtvaatajad saavad õudusest osa võtta. Kividega surnuks loopimine ulatub kaugesse minevikku ja selle juured on juudi kristlikus traditsioonis, kuid kahjuks leidub seda tava tänapäevalgi mõnes maailma paigas. See jõhker tava tähendas tavaliselt inimese matmist maasse nii, et ainult pea jäi välja ning seejärel loobiti ohvrit kividega, kuni ta suri. See on tänapäevalgi mõnes riigis seaduslik, peamiselt moslemi maailma osades. Näiteks Iraanis määrab šariaadi seadus, kui suured kivid peavad olema, et hukkamine ei kestaks liiga kaua.
NBC teatel on kividega surnuks loopimine karistusena endiselt kasutusel Iraanis, Afganistanis, osades Nigeeria piirkondades, Sudaanis, Pakistanis ja Araabia Ühendemiraatides. Mõnes maailma piirkonnas juhtub ka seda, et inimesi kividega surnuks loobitakse hõimuõiguse raames. Meil on raske ette kujutada, milline on elu, kui sind ümbritseb vihane rahvahulk, kes loobib sulle kive pähe. Ja teatud määral võib öelda, et inimkond pole end täielikult oma jõhkrast minevikust vabastanud. Võib-olla on veelgi hullem see, et kividega surnuks loopimine järgneb sageli tegudele, mida enamik meist ratsionaalseid ja kaastundlikke inimesi peaksid tühisteks kuritegudeks või isegi mitte kuritegudeks. Võtame näiteks mehe kividega surnuks loopimise Ameerika Ühendriikides 2011 aastal. Jah, see juhtus tõesti. 28-aastane mees loopis 70-aastase mehe surnuks, sest ta väitis, et Vana Testament nõuab sellist karistust homoseksuaalsete meeste jaoks. Selliseid jõhkraid karistusi ei juhtu tänapäeval enam tihti, kuid minevikus, nagu näete, ei peetud seda eriti kohutavaks. 9. Venitamisredel. See karistusviis keskaegses Euroopas oli üsna sarnane piinapingile. Nagu te ehk teate, seisnes piinapink 1,0 tavaliselt selles, et inimene seoti pinki külge ja tema külge kinnitati köied, mis olid ühendatud plokkidega. Seejärel tõmmati inimest aeglaselt laiali või vähemalt lõhuti tema liigesed, kui keegi venitas teda selle seadeldise külge kinnitatud ratast keerates. Aga tundub, et see polnud mõne Euroopa sadistliku olendi jaoks piisavalt valus ning nii leiutati sarnane masin, kus inimene asetati ogadele ja seejärel tõmmati ta laiali. Seda ogadega piinapinki saab tegelikult näha Saksamaa keskaegses kuritegude muuseumis. 8. Põlvelõhkuja. Need, kes ei mäleta minevikku, on määratud seda kordama. Mõtleja ja filosoof George Santayana ütles kord, me peame jääma oma eksimustele lähedale, isegi kui need on hiljutised. Ja seetõttu on hea, et meil on San Gimignano's Itaalias keskaegne kuritegude muuseum. Oma veebilehel kirjutab muuseum, meie pühendumus, mida jagame kõigi nendega, kes on huvitatud vägivalla vastu võitlemisest, on näidata, kuidas inimesi on sajandite jooksul piinatud. Kui külastate seda veebilehte, leiate palju teavet ja pilte kurjadest keskaegsetest seadeldistest. Meie valisime teie jaoks põlvelõhkuja, sest juba selle nimi paneb primassitama. Kujutage ette 2 puitplokki, mis asetsevad horisontaalselt üksteise vastas ja on kinnitatud vertikaalsete rauast varraste külge. Puitplokkidest turitavad välja suured ogad, nii et kogu asi näeb välja nagu üsna ohtlik suu. Inimese jalad asetatakse sellesse suhu, põlved jäävad sinna, kus on hambad. Seejärel suletakse suu aeglaselt ja põlvedega ongi kõik. Pea meeles ka seda, et tol ajal viis niivõrd raske vigastus peaaegu alati aeglase ja valuliku surmani. Inimesi ei viidud just kiiresti erakorralisse meditsiiniosakonda ega opereeritud oopiumi uimas või narkoosis. 7. Branks. Erinevalt põlvelõhkujast ei kirjelda nimi Branks täpset karistust ennast. Sellel on olnud ka teisi nimesid, näiteks koljuraud ja nõiavaljad. See oli põhimõtteliselt rauast suukorv, mis kinnitati inimese, tavaliselt naise, pea külge. Rauast osa surus keele alla, nii et inimene ei saanud rääkida. Olgu, see oli ebamugav, aga ei kõla just liiga hullult. Võib-olla mõned vanemad ei olekski vastu, kui saaksid oma laste peal pranksi kasutada, aga asi oli selles, et kui sa kandsid seda, võis avalikkus karistamatult sinuga teha, mida iganes nad tahtsid. See tähendas, et inimesi urineeriti tihti täis, kaeti väljaheidetega ja mõnikord lihtsalt peksti surnuks. Neid asju võis Euroopas näha umbes aastatel 1500 kuni 1800. Võid ilmselt arvata, et see karistus määrati tavaliselt siis, kui lihtinimene rääkis, siis kui ei tohtinud. On ka juhtumeid, kus seda kasutati naiste karistamiseks lobisemise eest. See oli teatud mõttes keskaja versioon sotsiaalmeedia konto peatamisest. 6. Vaiale ajamine. Inimesed võidi pärast tapmist muul viisil ka üles torgata, kuid see polnud sugugi alati nii. Hea uudis on see, et see karistus oli kiire ja jõhker, mitte pikk ja piinarikas kogemus. See oli pikk. Piisab küll. Tavaliselt teritati suur pulk teravaks vaiaks ja see pandi maasse terav ots ülespoole. Seejärel määriti vai kokku rasvaga. Pärast seda lasti inimene sellele vaiale alla, alustades pärakust. Teda tõmmati alla, kui pulk liikus läbi tema keha ja vigastas organeid. See tappis inimesed tavaliselt kiiresti, kuid kui vai ei tabanud ühtegi olulist organit, piinlesid ja karjusid inimesed tundide kaupa. Washington Post ja paljud teised allikad räägivad meile, et inimesi torgati vaia otsa Armeenia genotsiidi ajal, mis toimus alles 20. sajandi alguses. 5. Kiilu alt läbivedamine. See oli mõeldud meremeestele ja muudab plankul kõndimise üsna mõistlikuks. Nagu nimigi ütleb, veeti selle häbistava karistuse saanud inimesi laeva kiilu alt läbi. Kiil on nagu laeva selgroog või lülisammas ning see osa ehitatakse tavaliselt esimesena. Karistuseks seoti meremehed kõie külge, kui laev liikus ja lasti nad vette. Nad veeti kiilu alt läbi, mis oli tol ajal alati kaetud väga teravate merikarpidega. Peale peaaegu uppumise rebitakse inimese nahk ja liha tükkideks. Mõned allikad räägivad, et meremehed võisid isegi mõne keha
idaosa kaotada. Sageli lõppes see surmaga. Tänapäevane vaste sellele võiks olla YouTube'i kommentaariumis röstimine, kui keegi sinuga ei nõustu. Ole tark, ära lase end kiilu alt läbi vedada. 4. Bambuspiinamine. Aasia eri piirkondades armastavad inimesed bambust. Kuidas nad ei võikski? Seda saab süüa, kasutada tassina, see sobib suurepäraselt tellinguteks ja sellest saab ehitada palju erinevaid asju. Lisaks kasvab bambus uskumatult kiiresti, mõnel liigil lausa 90 cm päevas. See on ka väga tugev. Ja sa juba tead, mis järgmiseks tuleb, eks? Jah, räägitakse, et mõnikord sunniti inimesi kasvava taime otsa istuma, kinnitatuna pärak ees. Bambus kasvas kiiresti ja tungis ohvri kehast läbi. See oli väga aeglane hukkamisviis. Mõned allikad väidavad, et see ei pruukinud juhtuda, kuid erinevad meediaväljaanded ja muud allikad ütlevad, et siamlased ehk taid hukkasid oma vaenlasi sel viisil 19. sajandil. 3. Loomadega seotud asjad. Kui sa vaatasid meie saadet Rooma Kolosseumist, siis tead kõike damnatio ad bestiast. See oli hukkamine loomade poolt ja sellel oli erinevaid vorme. Väljaõpetatud elevant võidi sinu peale istuma panna ja rahvas mõirgas, kui su sisikond välja valgus. Sind võidi visata lõvide ette või panna vastamisi karuga. Hiljem Hiinas võidi sind 2 hobuse vahelt tükkideks rebida. Lähis-Idas oli üheks karistusviisiks lihtsalt hobuste poolt surnuks tallamine. Kõige pöörasem loomadega seotud karistus oli Rooma oma, mida kutsuti Polaina kuli. See kõlab natuke nagu üks neist vanadest Jaapani mängusaadetest, kus inimesed pidid taluma ebameeldivaid asju, et auhind saada. See oli aga hullem, sest lõppes surmaga. Protsess oli lihtne. Inimene pandi suurde nahkkotti, kott täideti loomadega, näiteks ahvi, mao, koeraga ja võib-olla visati vürtsiks sisse paar kana. Seo kott kinni ja viska vette. Võib-olla on selle tänapäevane vaste poliitika üle Facebookis vaielda ja positiivset tulemust oodata. Teiseks, purustamine üldiselt. Riigid üle kogu maailma ja ka pärast Rooma impeeriumi aega kasutasid karistusviisi, mida nimetati purustamiseks. Kui loomadega koos uputamine tundub kummaline, siis see on nii lihtne kui võimalik. Sind purustatakse millegi, peamiselt kividega. Britannias ja Prantsusmaal võidi inimesi surmani purustada, kui nad keeldusid kohtus süüdistusele vastamast. Kui sa jäid vait, siis sind purustati. Nad tahtsid põhimõtteliselt, et sa oma süüd tunnistaksid, mis paljudes riikides poleks olnud tõsi. Suurbritannias kirjeldas üks inimene purustamist nii. Tema peale pandi suur raskus rauda ja kive. Tema toiduks, kuni ta sureb, on 3 tükki odraleiba ilma joogita järgmisel päeval. Kui ta elab sellest kauem, ei saa ta enam iga päev midagi. Kellegi surnuks muljumiseks võis kuluda nädal. Ometi oli inimesi, kes lihtsalt ei tunnistanud end süüdi. 1. Verikotkas. See tuleb kindlasti kirja panna kui kõige loomingulisem viis surra, omamoodi sünge illustreeritud luuletus. Paljud teist teavad juba, mis see on, sest te vaatate saadet Viikingid, aga me selgitame neile, kes pole kunagi kuulnud kuulsast verikotkast. See rituaalne hukkamisviis on tõesti kõige hullem ja me arvame, et pigem riskiksime vihaste loomadega kotis, mis uputatakse järve. Nii on seda Viikingite saagades kirjeldatud. Jarl Einar läks Halfdani juurde ja lõikas tema seljale verikotka, nii et ta torkas mõõga tema selgroo kõrvale, lõikas kõik ribid selgroost lahti kuni niudeni ja tõmbas kopsud sealt välja. Põhimõtteliselt tõmmatakse sinu rivid selja kaudu välja tiibade kujuliselt, koos kõige muuga ja sinust saab verine kotkas. Täna on meil jälle rohkem julmust minevikust ja räägime taas karistustest. Põhjus, miks me saame selle verise teema juurde ikka ja jälle tagasi tulla, on see, et inimkond on olnud uskumatult barbaarne, kuigi mõned võivad väita, et me oleme vahel siiani üsna barbaarse loomuga. Sellegipoolest ei saa vaielda selle üle, et aastate jooksul oleme tervikuna muutunud mõnevõrra tsiviliseeritumaks. Me ei lõika enam avalikult kurjategijatel sisikonda välja rahva hulga ees. Me tavaliselt ei nülgi enam oma vaenlaste nahka ega lase bambusel kasvada vangi langenud sõdurite sees. Kahtlemata räägitakse 200 aasta pärast sellest, kui barbaarsed me olime. 2000. alguses, täpselt nagu meie praegu, grimassitame selle üle, mida meie esivanemad tegid. 10. Üksikvangistus. Võib-olla üllatab sind, et see on nimekirjas, arvestades, et vangide paigutamine üksikvangistusse toimub tänapäevalgi üle kogu maailma. See võib olla sellepärast, et ta on ohtlik iseendale, teistele, on reegleid muul moel rikkunud või on teiste vangide sihtmärgiks. Kuigi terve päev või suurema osa päevast üksinda kongis olemine võib põhjustada mitmeid psühholoogilisi hädasid, võime ette kujutada, et tänapäeval välistavad inimõiguste kokkulepped enamikes riikides sellise karmima üksikvangistuse, mida minevikus kasutati. USA-s 1800. aastatel kasutati üksikvangistust, kuid tavaliselt ei olnud seal võimalust õueajaks ega kohtumisi koolitatud terapeutidega.
Sageli anti vangidele piibel, nad lukustati tuppa, kus polnud eriti valgust ja anti aega kahetseda, kuid see polnud eriti edukas. USA ülemkohtu kohtunik märkis 1890 aastal, et märkimisväärne osa vangidest langes isegi lühikese üksikvangistuse järel poolteadvusetuse seisundisse, millest oli peaaegu võimatu neid välja tuua ning teised muutusid vägivaldselt hullumeelseks. Ta ütles, et mõned teised lihtsalt võtsid endalt elu, kuid piisab vaid Euroopa vangikongide vaatamisest, et mõista, et üksikvangistus oli keskajal palju hullen. Mõned neist kambritest ei lasknud üldse valgust sisse, samas kui teised olid nii väikesed, et seal polnud võimalik liikuda. Vangid võisid sageli lisaks kivist kongis patukahetsusele ka piinamist kogeda. Võid siiski arvata, et see pole nii julm kui mõned karistused, millest oleme teistes saadetes rääkinud. Aga proovi ette kujutada, et oled külmas, pimedas vangikongis ja sured aeglaselt, kaotad mõistuse, võib-olla üritad taastuda puruks löödud kätest ning sul pole võimalust arsti juurde minna, et mingitki leevendust saada. Kui lõpptulemus oli tavaliselt surm, võid endalt küsida, kas eelistaksid pigem timukapakku ja kiiret lõppu või veeta aega vanakooli üksikvangistuses. 9. Sissemüürimine. Aga aeg-ajalt pääsesid inimesed siiski vangikongist välja ja elu läks edasi. Sellepärast enamik teist vastaski ilmselt meie küsimusele, ma valin vangikongis olemise. Aitäh! Mida me siiski kahtleme, et te tahaksite, on sissemüürimine. See võib olla mitmel kujul, aga põhimõtteliselt tähendab see vangistust kuni surmani. See võib tähendada, et sinu ümber ehitatakse 4 seina, nii et oled üksikvangistuses, aga ilma ukseta. Sul võib olla õhuauk, aga see on vaid päevade küsimus, kuni sa sured. Meile on öeldud, et Vana-Roomas võis see juhtuda Vestali neitsitega, kes ei jäänud vooruslikuks, kuid väidetavalt on see üsna tavaline mõnes Pärsia piirkonnas. See on see, mida üks külastaja kirjutas pärast oma reisi Pärsiasse veidi üle 100 tagasi ja mida ta nägi ühes elusalt sissemüürimise kambris. Veel üks kurb vaatepilt, mida mõnikord kõrbes näha võib, on tellistest sambad, millesse mõni õnnetu ohver elusalt sisse müüritakse. Ohver pannakse samba sisse, mis on selleks pooleldi valmis ehitatud. Kui timmukas on halastav, müürib ta kiiresti kuni näoni kinni ja surm saabub kiiresti. Aga mõnikord lastakse läbi telliste väikese koguse õhku ja sel juhul on piinamine julm ning agoonia kestab kaua. Mõnikord tähendas see lihtsalt elusalt matmist või seina sisse müürimist, kuid mõnel juhul oli olemas uks, kuid see oli lihtsalt lukus. Näiteks 12. sajandil Inglismaal võis kuningas sind nälga surema mõista, nii et sind pandi üksikvangistusse ja ei toidetud. Võime nüüd küsida, kas eelistaksid piinarikast kiiret surma, näiteks põletamist või purustamist, või pigem aeglaselt nälga surra või hauas lämbuda. 8. Valge piinamine. Valget piinamist on viimasel ajal märkimisväärselt kasutatud Iraanis poliitvangide karistamiseks, kuid seda äärmuslikku psühholoogilist piinamist on kasutatud ka mujal. Nagu sa ilmselt arvata võid, hoitakse vange valgetes kambrites eraldatuna. Nad kannavad valget, nad ei kuule midagi ja mõnel juhul öeldakse, et nad söövad ainult valget riisi. See võib tähendada ka teistsugust meelelist deprivatsiooni ning Euroopa Demokraatlike Juristide Organisatsioon kirjeldas seda nii, kui nad süüdistasid selles USA-d. Guantanamos hoitakse vange meelelise deprivatsiooni tingimustes, kõrvad ja silmad kaetud, käed ja jalad seotud, käed paksudes kinnastes, puuris ilma igasuguse privaatsuseta, pidevalt jälgimise all ööpäevaringselt. Seda nimetatakse valgeks piinamiseks. Iraani vang Amir Fakravart ütles, et valge piinamine oli palju hullem kui ükski füüsiline piinamine, mida ta kannatas, isegi siis, kui tema luid murtigi. Seda rääkis ta meediale pärast vabastamist. Me ei näinud ühtegi värvi, kogu kong oli valge, põrand oli valge, meie riided olid valged ja ka valgus oli 24 tundi valge. Meie toit oli samuti valge riis. Me ei näinud ühtegi värvi ja me ei kuulnud ühtegi häält. 7. Tõrvamine ja sulgedega katmine. Nüüd tagasi valu juurde, aga lisatud alandusega. Sellist karistust võis leida keskaegses Euroopas, kuid see muutus üsna populaarseks Ameerika revolutsiooni ajal. Tavaliselt seisnes see selles, et inimene võeti paljaks ja tema nahale valati kuuma tõrva. Pärast seda puistati inimesele sulgi, nii et sisuliselt muutus ta inimlinnuks. Valu põhjustas kuum tõrv ja alanduse tõid suled. Palju aastaid hiljem võis ajutine Iiri vabariiklik armee tõrvata ja sulgedega katta naisi, keda süüdistati suhetes vaenlastega. Belfasti Telegraaf kirjutas 2007. aastal, et need hirmunud naised aeti kiilaks, enne kui nad lohistati laternaposti juurde. Kui nad olid kinni seotud, valati nende pähe kuuma tõrva. Sellele järgnes sulgede puistamine nende peale, mis jäid tõrva külge päevadeks kinni, meenutades nende niinimetatud kuritegusid oma kogukonna vastu. Uus veeproov. See pole mitte ainult ebainimlik, vaid võib jääda ajalukku kui kõige tagurlikum õiguse mõistmise viis, mida maailm kunagi näinud on. Seda kasutati Euroopas veel 17. sajandilgi. Ja kui naist süüdistati nõiduses, pandi ta läbima ujumiskatset. Võime tuua näiteks ühe naise nimega Mary Sutton.
Ühes aastast 1613 pärinevast säilinud väljaandes öeldakse, et teda süüdistati teise naise koomasse viimise eest. Selle maa omanik, kus ta töötas, viskas teda siis kividega, kuid hiljem suri ta haigusesse. Arvati, et selle tõttu oli ta tegelenud kuradiga ning talle tehti hiljem nõiaproov. Ta seoti köiega kinni ja kasteti jõkke, et näha, kas ta jääb pinnale. Kui ta jäi pinnale, pidi ta olema nõid. Aga kui ta suri, siis tal ei olnud kurja abi. Kuid see tava võttis mitmeid vorme ja mõnikord visati naised lihtsalt vette ning öeldi, et Jumal otsustab tema saatuse. 5. Kõrvade või nina kaotamine. Sellist karistust võiks nimetada kõige karmimaks õigusemõistmiseks. Väiksemate kuritegude eest, mille eest tänapäeval võiks saada ühiskondlikku tööd, trahvi või üldse mitte midagi peale kriitika. Näiteks ütles üks minister USA's, kui riik oli veel noor, et inimestel lõigati ketserluse ja muu kurjuse eest kõrvad ära. Me võime mõelda, mis kurjusest ta rääkis. Mõnes Euroopa osas võis nina kaotada millegi eest, mida nimetati kupeldamiseks, mis oli sisuliselt keskaja kupeldamine. Tegelikult juhtus nina või kõrvade äravõtmist minevikus paljude kuritegude eest, sest see oli viis teistele teada anda, et oled üle astunud. Sa pidid kogu ülejäänud elu kandma häbimärki. 4. Piinapirn. See karistus ei põhjustanud samuti kohest surma, kuid tõi kaasa tugeva valu ja sageli aeglasema surma vigastuse tõttu. Nüüd peame teile ütlema, et kuigi need instrumendid eksisteerisid ja mõnda neist leidub muuseumides, on nende kasutusviisid üsna spekulatiivsed. Mõned allikad väidavad, et seda pirnikujulist seadet kasutati nende karistamiseks, kes olid sobimatud sõna võtnud. Seda võidi panna süüdistatava suhu ja siis keermega võtit keerates liikusid metallist pirni osad väljapoole, sundides suu lahti venima. Teised allikad väidavad, et seda sisestati meeste tagumikku, kui nad olid olnud suhtes teiste meestega või naise tuppe, kui teda süüdistati raseduse katkestamise katses. 3. Kõõluste läbilõikamine. See oli põhimõtteliselt viis inimese sandistamiseks või jalutuks tegemiseks, nagu vanasti öeldi. Juhtus see, et inimesel, sageli vangil, lõigati läbi kõik reie tagakülje kõõlused ning see takistas tal edaspidi kunagi enam kõndimast. Sellest karistusest leiab vähemalt ühe näite raamatus Ammianus Marcellinuse Rooma ajalugu. 2. Jalgade röstimine. Nagu te kõik teate, on jahatallad väga tundlikud ja just seetõttu on jalataldu läbi aegade piinatud. On tõendeid, et jalgade röstimist kasutati juba Vana-Rooma ajal ning samuti on tõendeid selle kohta Hispaania inkvisitsiooni ajast. See võib inimest mingil määral sandistada, nagu tõenäoliselt juhtus ühes juhtumis, mida kirjeldatakse raamatus Dungeon, Fire and Swords, The Knights Templars and the Crusades. Üht templirüütlit süüdistati ketserluses ja tema jalgu röstiti. See röstimine oli äärmuslik ning öeldakse, et tema jalaluud söestusid ja lagunesid tükkideks. 1. Kruvid. Oleme teistes saadetes üsna palju rääkinud piinamisriistadest ja paljud neist on sisaldanud kruvisid. Kuid kõige lihtsamaid neist nimetati mõnikord lihtsalt pöidlakruviks, jalakruviks või säärekruviks. Võite leida tõendeid kõige hullemast, peadkruvist, kuid on olemas ka tõendeid suguelundite kruvi kohta. Me räägime lihtsalt kruustangidest, suuremad pea jaoks, väiksemad pöidla jaoks. Mis puudutab jalgu või jalalabasid, siis neid nimetatakse mõnikord saabasteks, kuid need saapad võisid muutuda palju väiksemaks, kui inimene need jalga pani. Kui neid pingutati, oli võimalus, sõltuvalt süüteost ja ülekuulamisel öeldust, et kõik sees olev purustati väikesteks tükkideks. Ühes raamatus, mis käsitles neid seadmeid Šotimaal, öeldi, et jalakruvi põhjustas maailma kõige rängemat ja julmimat valu. Isegi varbaste või pöialde kruvimine põhjustaks kahtlemata äärmist valu. Aga erinevalt mõnest teisest piinamisviisist, millest oleme rääkinud, oli selliste kruvide kasutamine üsna tavaline ja tundub, et neid ei kasutatud alati ainult raskete kuritegude puhul. Kauges minevikus oli palju õõvastavaid seadmeid, mille eesmärk oli tekitada talumatut valu või lihtsalt tappa oma ohver. Mõned neist, näiteks pronksist härg, mille sees ohver elusalt ära põletati, kõlavad üsna hirmuäratavalt. Rinnarebija või piinapirn on veel mõned näited asjadest, mida sa kindlasti ei tahaks kogeda. Aga oletame, et sa oled vangis ja need, kes vastutavad, ähvardavad välja tuua ratta, Katariina ratta. Võid mõelda, et see ei kõla ju nii hullut. Siin tootaks ees tõeline šokk. Selgitame, miks see nii on sellest Infographic Show episoodis. Katariina ratas, kõige hullemad karistused. Legendide kohaselt on Katariina ratas nime saanud Aleksandria püha Katariina järgi, kes on õppimisimuliste või filosoofiliselt meelestatud inimeste patroon ja hoiab ära ootamatu surma. Nüüd, enne 9. sajandit pole selle isiku kohta mainimist, kuigi ta väidetavalt elas 4. sajandil. Seetõttu arvatakse, et ta ei eksisteerinud tegelikult.
Sellegipoolest oli tema lugu tuntud ja sai alguse Egiptusest. Arvati, et ta oli aadlik kui mitte printsess ning väga õppimisimuline. Siiski võiks mõni pidada vähem kui targaks, et ta astus välja tolleaegse Rooma keisri Maxentiuse ülekohtu vastu, kes kiusas halastamatult kristlasi. Väidetavalt valis Maxentius välja mitu teadlast, et pidada noore Katariinaga vaimuvõitlust, kuid lõpuks jäid targad mehed alla. Veelgi enam, kui ta oma sõnade tõttu vangis oli, suutis Katariina pöörata paljud Maxentiuse sõdurid ja isegi tema naise Kristusse. Loomulikult ei meeldinud see Maxentiusele sugugi. Pärast piinamist, mille käigus ta kuulutas Jeesus Kristuse oma abikaasaks, mõisteti ta surma. Just siis tuli mängu ratas, mis oli mõeldud hukkamisvahendiks. Lugu räägib, et ratas purunes tema puudutusest ning meeleheitel keiser lasi ta lõpuks pea maha raiuda. Seejärel viidi ta keha Siinai mäele. Huvitaval kombel nimetas hiljem püha Jeanne d'Arc Katariina häält üheks neist mitmest, mida ta kuulis. Mis on see ratas, millest Katariina imekombel pääses, kuid mis tappis paljusid vähem õnnelikke? Selle teine nimi, piinaratas, annab sulle ilmselt juba vihjeid. See oli puidust ratas, mis oli sarnane, kui mitte sama, vankritel kasutatavate ratastega. Lisaks sellele, et need rattad olid valmistatud tugevast puidust, olid neil ka metallist veljed, kuigi mõnikord muudeti neid nii, et väljaulatuvad rauast terad põhjustaksid veelgi rohkem kahju. Need massiivsed rattad lasti siis süüdimõistetutele kogu keha peale, purustades löögiga luid. Teine meetod oli siduda inimene ratta külge ja lüüa tema jäsemeid raudvasarate või kangidega, samal ajal kui ratas pöörati. Peaasi oli, et luud saaksid purustatud. See oli kõige olulisem. Ratta kukutamiste või vasaralöökide täpne arv määrati juba eelnevalt kindlaks. See sõltus süüdimõistetu kuritegude raskusest, näiteks kas ta oli toime pannud röövi või mõrva. Kõige raskemate kurjategijate puhul püüti karistust veelgi paremini nende kuritegudega vastavusse viia. Näiteks asetati ohvri alla mõnikord teravaid puutükke, et piina veelgi suurendada. Teisalt, kui sooviti kedagi kõige hullemast säästa, võidi surmav löök anda rattaga kukutamise või rauaga löömise käigus või kohe pärast selle lõppu. Kahjuks enamikul nii hästi ei läinud ning luude murdmine oli alles algus, esimene samm 2 või 3. Pärast esimest sammu põimiti kehad tavaliselt läbi teise ratta kodarate. Kui tavalise inimesega oleks see olnud raske, siis murtud jäsemetega oli see palju lihtsam. Ratas kinnitati seejärel posti külge ja pandi kõigile vaatamiseks välja, sarnaselt neile, kes olid läbi teinud ristilöömise. Sel hetkel mõned lõigati tükkideks või kägistati, mis lõpuks, kuigi valusalt, lõpetas nende kannatused. Teised asetati lõõmava tule kohale või visati otse tulle. Võimalik oli isegi, et inimene riputati rattale, kuigi see võimalus oli tavaliselt reserveeritud neile, kes olid süüdi kõige raskemates kuritegudes või mitmes tõsises rikkumises. Timmukad, kes vastutasid, ei halastanud isegi nende tapetud inimeste hingedele. Ja hassid jäeti lihtsalt sinna, kuhu need olid visatud või üles riputatud, et metsloomad nokkade, hammaste ja küünistega neid ära sööksid. Paljud uskusid, et see takistab hingedelt igavese rahu leidmist. See oli ka õõvastav hoiatus teistele, kuid neile, kes olid määratud surma Katariina rattal, oli üks väike lootus. Kui nad kuidagi rattalt lahti pääsesid või kui ratas mingil moel oma tööd ei teinud. Sellistel juhtudel peeti seda jumalikuks sekkumiseks ning süüdlase elu jäeti lõpuks alles, kuid see oli äärmiselt ebatõenäoline. See juhtus nii harva, et kui see siiski aset leidis, sai sellest ime kujutamise teemaks religioossetes maalides. Enamasti need, kes sellise karistuse said, ei jõudnud kunagi kunstiteostesse. Veelgi enam, nende kannatused võisid enne surma näiliselt lõputult kesta. On lugusid mõrvarist 14. sajandil, kes pidas vastu 3 päeva enne kui suri. Teisel korral pidas mees nimega Bonadies vastu 4 täispikka päeva ja ööd. Kahtlasem lugu räägib Saksa sarimõrvarist 16. sajandil, kes väidetavalt püsis elus alkoholi abil koguni 9 päeva. Kuid tõenäoliselt on ka see viimane lugu lihtsalt järjekordne legend. Katariina ratas ehk piinaratas oli tõeliselt õudne seade. Seda kasutati Euroopas avaliku hukkamisviisina antiikajast kuni varauusajani. Baierimaal kasutati seda kuni selle keelustamiseni 1813 aastal ning arvatavasti viimati kasutati seda Preissimaal koguni 1841 aastal. Nii meie kui ka tänapäeva kurjategijad oleme selle eest väga tänulikud, et aja jooksul kaotas see enamiku ühiskondade seas poolehoiu. Oleksid eelistanud, et nad oleksid lihtsalt su luud murdnud või võib-olla su pea jääkülma vee alla pannud, kuni arvasid, et upud. See oleks olnud palju parem kui see valge, see kurdistav, halastamatu valge. Mitu kuud järjest ei näinud sa üldse värve. Kämber oli valge, seinad, uks ja põrand. Sinu riided olid valged ja kogu päeva ning öö hoiti eredat valget valgust põlemas.
Kui nad panid toidu ukse vahelt sisse, oli see alati üks ja sama roog, valge riis valgel taldrikul. Mitte kunagi ei kuulnud sa ühtegi häält peale nende, mis olid su peas. Kui sa tahtsid tualetti kasutada, pidid libistama ukse alt läbi valge paberi, siis tulid pehmete jalanõudega valvurid vaikselt kohale, avasid ukse ja siis said kasutada valget tualetti. Pärast kuid sellist elu hakkasid sa unustama, kes sa oled. Hääled su peas muutusid päriseks. Sa ei suutnud isegi meenutada, millised su vanemad välja nägid. Tere tulemast valge piinamise maailma! See, mida me just kirjeldasime, on mõnikord tuntud kui täiustatud ülekuulamistehnika ning antud juhul nimetatakse seda äärmuslikuks sensoorseks deprivatsiooniks. Isik, kes seda koges, on Amir Fakhravar, endine vang Iraanis. Tema kuriteoks oli Iraani režiimi kritiseerimine. Aktivistina 90ndate lõpus ja 2000ndate alguses ütles ta, et teda vangistati ja üle kuulati mitmel korral. Ta ütles, et teda peksti nii tugevalt, et tema luud murdusid, kuid mitte miski. Miski polnud nii jõhker kui valge piinamine. Tema jaoks oli hea uudis see, et kui ta pärast 8 kuud selles valges toas välja sai, õnnestus tal Iraanist põgeneda ja kolida USA-sse. Tal vedas. Teised endised režiimikriitikud, kes on viibinud Iraani kurikuulsas Evini vanglas, on kirjeldanud, kuidas mõningaid vange seal piinati surnuks. Mõned vangid on Evini vanglas hukatud, teistel on amputeeritud kehaosi, mõned on jäänud pimedaks ja enamikku hoiti seal kohutavates tingimustes. Jääme korraks Iraani juurde ja kuulame, mida Iraani ajakirjanik nimega Ebrahim Nabavi ütles valge piinamise kohta. 2004. aastal helistas ta inimõiguste organisatsioonile Human Rights Watch. See on osa nende vestlusest. Pärast Evini vanglast lahkumist ei ole ma suutnud ilma unerohuta magada. See on kohutav. Üksindus ei jäta sind maha ka kaua pärast vabadusse pääsemist. Iga uks, mis sinu ees sulgub. Seda nimetamegi valgeks piinamiseks. Nad saavad, mida tahavad, ilma et peaksid sind lööma. Sa hakkad murduma ja kui oled murtud, on neil sinu üle kontroll. Ja siis hakkad sa üles tunnistama. Veel üks endine vang Iraani valges kambris kirjeldas seda nii. Pärast 3 päeva muutub see nii raskeks. Erinevad inimesed murduvad erineval ajal. Me rääkisime sageli sellest, millal inimesed murduvad. Mõned murdusid paari päeva pärast, mõned suutsid vastu pidada palju kauem. See on täielik vaikus. Pärast 3 päeva tahtsin ma lihtsalt mingeid sõnu kuulda, isegi kui see oleks olnud ropendamine või isegi karm ülekuulamine. Lühidalt öeldes, see ongi valge piinamise eesmärk – murda inimene. See on siis, kui valitsus, ja nagu näete, mitte ainult Iraani valitsus, tahab, et inimene kogeks põrgut, et ta ütleks neile, mida nad teada tahavad. See ei jäta sinikaid ega arme, välja arvatud need, mis on psühholoogilist laadi. Kas midagi sellist on kunagi juhtunud USA vanglates? Inimõiguste organisatsioonide sõnul on vastus jah. New York Times kirjutas 2019. aastal CIA piinamisprogrammist. Täiustatud ülekuulamismeetodid, mida on kasutatud Guantanamo Bay's ja teistes salajastes kinnipidamiskohtades, näiteks CIA salavanglas Tais. Kasutatud meetodite hulka kuulusid näiteks meeste hoidmine sundasendites, nii et nad ei saanud päevi magada, vangide vesipiinamine või meeste hoidmine väikeses kastis, kus nad ei saanud korralikult istuda. Organisatsioon nimega Euroopa demokraatlikud juristid kirjutas, et Guantanamo rajatises töötavad ülekuulajad viisid mõnikord mehi, kelle silmad ja kõrvad kaeti kinni. Seejärel pandi vangile paksud kindad kätte ja jalad seoti kinni. Sellist meelelist isolatsiooni nimetati valgeks piinamiseks, kuid see kõlab pigem nagu tume piinamine. Lõpptulemus on siiski sama. Vang hakkab oma mõistust kaotama. Midagi sarnast toimus Iraagis Abu Ghraibi vanglas ning maailm sai sellest teada pärast fotode avalikustamist. USA armee pani meestele mõnikord kombinesoonid selga, sidus nad kinni, pani maskid suu ette ning kattis nende silmad ja kõrvad. Piina tulemusena tuimestati vangide meeled nii tugevalt, et nad hakkasid vaimselt lagunema. Kuid britid tegid midagi sarnast juba ammu enne seda, kui see Iraagis juhtus. 70ndatel viidi inimesed, keda kahtlustati seotuses Iiri vabariikliku armeega, nende kodudest või tänavatelt ära ilma kohtuprotsessita. Seejärel viidi nad salajasse ülekuulamiskeskusesse ja allutati millelegi, mida nimetati 5 tehnikaks. Need olid kapuutsi pähepanemine, seina ääres seismine, unepuudus, pidev müraga mõjutamine ning toidu ja joogi puudus. Kui mehed olid oma kongides, olid nad käeraudades ja kapuutsiga, nii et nad olid sõna otseses mõttes kogu aeg pimeduses. Asja hullemaks tegemiseks mängisid britid pidevalt salvestist sisisevast mürast ehk niinimetatud valgest mürast. Vangid võisid mõnikord saada löögi kubemesse, teadmata isegi, et keegi oli nende kongi sisenenud. See tekitas pidevat stressi ja võimetust magada. Mis oli selle meeleliste ärritajate äravõtmise eesmärk? See oli tekitada kõige hullemat depressiooni, halvavat ärevust ning mõne aja pärast hallutsinatsioone ja isegi teadvuse kaotust. Britid kasutasid seda ka Iraagi sõjas ning tõid selle meetodi üle Ameerika Ühendriikidesse, Iisraeli ja Brasiiliasse. Kuidas said riigid sellega karistuseta hakkama? Nad ütlevad, et see ei ole otseselt piinamine, vaid pigem tõhustatud ülekuulamine, midagi, mida inimõiguste organisatsioonid on aastaid kritiseerinud.
Venezuelas on võimudel oma ainulaadne lähenemine valgele piinamisele. Caracasse linnas asuva hoone all on koht nimega La Tumba ehk inglise keeles haud. Seal hoitakse vange tillukestes kambrites, mis on värvitud valgeks. Neil ei ole lubatud suhelda valvurite ega teiste vangidega ning nad ei kuule ühtegi heli. Kogu päeva ja öö jooksul paistab nende kambris erevalgus, nii ei tea vangid mõne aja pärast enam, mis kell on. Pole üllatav, et on teateid, et mõned neist on üritanud end tappa. Teised võivad kannatada oksendamise, kõhulahtisuse või hallutsinatsioonide all. Ühe kinnipeetava ema ütles meediale, et on elusalt maetud, praktiliselt ootab surma. Kas sina suudaksid valget piinamist üle elada? Me kahtleme selles. Me kahtleme, et keegi suudaks valget piinamist üle elada ilma hulluks minemata. Inimõiguste organisatsioon Human Rights Watch rääkis endise kinnipeetavaga, kes oli olnud Iraanis vanglas nimega Prison 59. See vang oli näinud neid isoleerimiskambreid ja ütles nende kohta järgmist. Ma ei suuda ette kujutada, et veedaksin ühegi öö nendes üksikvangi kongides ilma mõistust kaotamata. Ja asi pole ainult selles, mis toimub valgetes ruumides, vaid ka selles, mis juhtub siis, kui sa sealt välja saad. Nagu üks endine kinnipeetav Iraanis ütles, ma läksin sinna ühe inimesena ja tulin välja hoopis teisena. Proovi end korraks sellesse olukorda panna. Sa oled kuningas 9. sajandi keskaegses Inglismaal ning sind on rünnanud ja üle võtnud üsna hirmuäratavad viikingite hordid, kes on tulnud siia tapma ja rüüstama just selles järjekorras. Sulle näendud, et sind hukatakse ja nii ootadki mingis telgis mõeldes, kuidas see kõik kulgema hakkab. Tavaliselt viiakse süüdlased sinu kodumaal tapalavale. Sa mõtled, et olgu, see saab olema kiire ja valutu. Ma loen oma palved ja sellega ongi kõik. Olen märter, taevas on minu vastu helde. Aga sa alahindad oma vaenlaste jõhkrat loomingulisust. Varsti saad teada, et sinu ribid ja kopsud tõmmatakse selja kaudu välja, et sind mingiks tiivuliseks olendiks muuta. Kurat, see saab karm olema, mõtled sa. Ja see ongi verekotkas, lühidalt öeldes. Aga lisame sellele jõhkra viikingite hukkamisviisile veel natuke kirjeldust. Kõigepealt asetatakse inimene kõhuli, nii et selg jääb ülespoole. Võib-olla, kui ohvrile poleks öeldud, mis juhtuma hakkab, oleks ta arvanud, et tal võetakse pea maha, nagu oli tavaks anglosaksi Inglismaal. Me ei saa olla kindlad, kas neile öeldi seda või mitte, sest viikingite kirjanduses pole selle kohta midagi kirjas. Samuti eeldame, et neid hoidsid kinni mõned inimesed või nad seoti kinni. Need detailid puuduvad vanades tekstides. Niisiis, inimene lamab kõhuli ja ootab. See hukkamisviis oli omamoodi rituaal, nii et kahtlemata toimus see erilises paigas ja seda jälgis palju viikingimehi. Anasti ohvri juurde astub siis timukas, kellel on väga terav nuga või midagi suuremat, näiteks kirves. Mõnel juhul võidi tema nahale nikerdada kotkas. See oli vaid eelroog. Selle noaga rebib ta siis mehe seljaliha nii suure jõuga, et lõikab läbi ribide. Need ribid tõmmatakse ja venitatakse välja nagu tiivad. Tiphet on see, kui mehe kopsud tõmmatakse selja kaudu välja ja mähitakse ribitiibade ümber. See protseduur pidi jätma mulje linnutiibadest, sellest ka nimi verekotkas. See kõlab liiga õudselt, et olla tõsi. Kuidas me siis teame, et see tegelikult juhtus? Viikingi ajal olid neil luuletajad nagu paljudes vanades kultuurides tol ajal. Seda nimetati skaldilüürikaks. Need luuletused said osaks saagadest, lugudest, mis kirjeldasid näiteks viikingite sissetunge, suurte kuningate legende, veriseid lahinguid ja muud taolist. Mõned neist lugudest on säilinud ja neid on tõlgitud. On olemas lugu nimega Orkney saaga, mis kirjeldab mehe nimega Harald I Kaunisjuus vägitegusid, keda peetakse Norra esimeseks kuningaks. Teda peetakse valitsejaks ajal, mil viikingid vallutasid Orkney ja Shetlandi põhjasaarte. Kui sa ei tea, kus need asuvad ja me ei eelda, et enamik teist teaks, siis need on Šotimaast põhja pool, kuid tegemist on saarestikega, mis ei asu mandril. Kui sa ei teadnud, siis saarte rühma nimetatakse arhipelaagiks. Näete, me ei räägi ainult verest ja vägivallast. Saaga kirjeldab elu nendel saartel. Mõned teadlased võivad kahelda, kas kirjutatu tegelikult ka juhtus, sest saaga kirjutati palju aastaid pärast kuningas Haraldi elu ajal. See kirjutati 13. sajandil, kuid viikingid olid seal juba 9. sajandist alates. Üksikasjad võisid levida suusõnaliselt. Igatahes, et lugu veelgi lühemalt kokku võtta, hukati üks Haraldi sõdalaspoegadest nimega Halfdan Piksäär, sest ta oli seotud võimuvõitlustega, mille käigus tapeti üks viikingiaadlik ja veel 60 meest. Ta tegi seda koos oma vennaga. See vend saadeti Orknilt pagendusse, kuid operatsiooni tegelik juht ei pääsenud nii kergelt. Tapetud aadliku poeg sai oma kättemaksu ja nõudis, et Halfdan Piksäär peal tehtaks verikotka rituaal ohvrina jumal Oodinile. Nii on seda tõlgitud. Jarl Ainar läks Halfdani juurde ja lõikas tema seljale verikotka, torgates mõõga tema rinna sisse piki selgroogu ning lõigates läbi kõik roided kuni niudeni ja tõmmates siis kopsud välja. Nii suri Halfdan. See oli esimene juhtum. Teine juhtum puudutab hirmuäratavat viikingisõdalast nimega Ivar Luueta, keda peetakse põhjagermaanlaste kangelase Ragnar Lothbroki pojaks. Miks Luueta, võite küsida?
ja ajaloolased on sama asja üle mõelnud. Mõned arvavad, et ta polnud tegelikult luueta, vaid et tema meheau ei toiminud eriti hästi. Mida tal füüsiliselt puudu jäi, korvas ta mõistusega, sest räägitakse, et oli lahingus silmapaistev taktik. See oli aeg, mil viikingid vallutasid suuri osi anglosaksi Inglismaast ja seda kirjeldatakse üksikasjalikult saagas nimega Ragnari poegade lugu. See kujutab, mis juhtus 9. sajandi Northumbria kuninga Ellaga. See on Põhja-Inglismaa. Kuningas Ella saab teada suure Ragnar Lothbroki peatsest sissetungist. On erinevaid kirjeldusi sellest, mida ta tegi ja kuidas ta suri, kuid üks neist, spoiler, kui sa pole veel sarja Viikingid lõpuni vaadanud, pane kõrvad kinni, nüüd saab ta kuningas Ella pood kinni püütud ja visatakse madude auku. Seal ta hukkub. Ivar Konditu on liiga kaval, et tungida Põhja-Inglismaale, kui sealne armee on nii tugev, ta ootab sobivat hetke. Tegelikult jääb ta Inglismaale, kuid palub kuningas Ellalt midagi, mida nimetatakse vergildiks, mis on omamoodi hüvitis inimese elu eest, antud juhul oma isa eest. Ta ütleb Õllale, et kõik, mida ta tahab, on härjanahk ja ta võtab ainult selle maa, mille ümber ta suudab naha venitada. Tänapäevases keeles võiks Õlla mõelda, et mis loll see on. Aga kaval Ivar lõikas naha väga õhukeseks ribaks ja venitas selle ümber suure ala. Ta ütles, et sellest saab uus linn ja see linn pidi olema York Põhja-Inglismaal. Ivar saab kõik selle piirkonna pealikud enda poolele. Tal on nüüd võimas armee ja ta otsustab, et on aeg rünnata ülejäänud Inglismaad ja Ällale kätte maksta. Paljud Põhja-Inglismaa elanikud annavad Ivarile truuduse vande, sest nad austavad teda, mis kõlab natuke nagu viikingi propaganda. See kõik lõppes sellega, et Älla vangistati ja Ivarist sai Kirde Inglismaa kuningas. Tema vennad lähevad sisuliselt palverännakule, laastades Inglismaad ja kogu Euroopat. Älla saab samal ajal hirmuäratava verikotka karistuse ja ühes 11. sajandi luuletuses kirjeldatakse seda tõlkes nii. Ja Aavar, kes elas Jorvikus, lõikas Ällele selja kotkakujuliselt lahti. See on üsna peresõbralik kirjeldus toimunust, sest meil on veel üks kirjeldus, kui su verejanu pole veel rahuldatud. See kõlas nii. Nad lasid verisi kotka Älla seljale lõigata, lõikasid kõik tema roided selgroo küljest lahti ja rebisid siis tema kopsud välja. Okei, kas see kõik tegelikult ka juhtus? No, kes teab? Sest ükski ajaloolane, kes ütleb sulle, kas see on tõsi või mitte, ei saa ka päris kindel olla. Nad polnud ise kohal. Mõned teadlased ütlevad, et Vana-Põhja poeedid olid nagu tänapäeva luuletajad, mõistukõnelised, kasutasid sümboolikat ega olnud alati sõnasõnalised. Nad märgivad, et 12. sajandil kirjutas ka Taani poeet nimega Saxo Grammaticus sellest, kuidas inimesi lõigati tükkideks ja muudeti kotkaks. Nii et tundub, et neil süngetel aegadel oli tõesti ühine teema. Selles loos viisid viikingid rituaali veelgi kaugemale ja valasid avatud kehasse soola. Mõned ütlevad, et see võis tõesti juhtuda, teised aga arvavad, et aastate jooksul on palju tõlkes kaduma läinud. Näed, saagade kirjutajad panid need lood kirja alles sajandeid hiljem. Nagu sa isegi tead, kipuvad asjad ajaga liialduseks muutuma, mis algab sellest, et keegi lükkab teist rongijaamas, võib nädala lõpuks olla verine kaklus, kus keegi kaotas hambaid ja silma. Ka kangelane võib sellest kaosest välja ilmuda. Kas need lood viikingite vägivallast muutusid liialdatuks, kuna inimesed imetlesid neid ja suurendasid viikingite raevukust? Või olid need lood täpsed? Me lihtsalt ei tea, aga fakt on see, et verikotkast räägiti veidi. Teadlased vaidlevad selle üle siiani, aga selle saate huvides me ei paru sul lasta faktidel head lugu segada. Õigluse mõttes võib öelda, et Vana-Pärsia impeerium oli karm, kuid õiglane. Kriminaalkoodeksis oli põhimõte lex talionis, silm silma, hammas hamba vastu. Väiksemate rikkumiste eest määrati tavaliselt rahatrahv. Laimamise eest võidi sind märgistada ja kõige raskemate kuritegude eest määrati surmanuhtlus. Mõnikord kehtis 2 eksimuse reegel, mis tähendas, et esimesel korral inimest ei hukatud. Nii et oledki Vana-Pärsias. 2 eksimust kirjas. Mõtled, kuidas surmanuhtlust täide viiakse. Kas see toimub näiteks tuha sisse lämmatamisega või ehk valatakse sulle sulakuld kurku, nagu väidetavalt juhtus Rooma keisri Valerianusega. Raske on öelda, kumb oleks hullem, aga täna arvame, et meil on pärslaste karistus, mis oli neist kõigist kõige jõhkramaid. Kuigi iidsed pärslased järgisid õigusemõistmisel rangeid seadusi, ei takistanud see neid, nagu juba mainisime, aeg-ajalt erakordselt jõhkralt käitumast. Toome teile veel mõned näited enne, kui jõuame võib-olla kõige hullemate karistusteni. Võtame näiteks Pärsia kohtuniku nimega Sisamnessi surma. Räägitakse, et ta oli korrumpeerunud ja Pärsia kuningas Kambyses II, kes valitses aastatel 530 kuni 522 eest Kristustun, tahtis temast teha hoiatava eeskuju teistele, kes võiksid mõelda kohtute korrumpeerimisele. Räägitakse, et kohtunik nüliti pealaest jalatallani ja tema nahast tehti tool.
nagu lugu räägib, pidi iga uus kohtunik sellest ajast alates mõnda aega selles toolis istuma, et nad teaksid, mis juhtub, kui nad on korrumpeerunud. Seda õõvastavat vaatepilti võib näha maalidel Sisamnesi arreteerimine ja Sisamnesi nülgimine. Siis on veel lugu Küros Suurest. On kirjutatud, et tema naine jäi ühe oma eunuhhiga väga rahulolematuks. Nii rahulolematuks, et ta käskis tal 3 korda surra. Seda nimetatakse 3-kordseks surmaks. Öeldakse, et esmalt tõmmati tal silmad peast välja, kuid siis raviti ta jälle terveks. Tema teine surm oli nülgimine, kuid ka siis raviti teda, et ta ei sureks. Võime ette kujutada, et teda ei saanud täielikult nülgida, sest see oleks kindlasti lõppenud surmaga. Kui ta oli paranenud, siis löödi ta risti ja töö sai tehtud. Peame siiski ütlema, et sellest loost on palju erinevaid versioone. Praegu jääme selle juurde. Nii et kui mõelda nendele 2 hukkamisele, kas tõesti võiks olla midagi hullemat? Nüüd peame vaatama ühe mehe nimega Mitridates lugu. Ta oli noor Pärsia sõdur, kes hukati 401 aastal Kristus. Öeldakse, et see mees tappis kogemata noorema Kürose, mässaja, kes kavatses tappa oma vanema venna Arsakese, et troon pärida. 1000 mehed tapeti Kürose selja taga, kui see kulmineerus Kunaksa lahinguga. Kürose armee sai ülekaalu pärast seda, kui nad ründasid Artaxerxese armeed. Kõik läks hästi. Troon oli tema silme ees. Küros läks siis ründama oma venna isiklikku ihukaitset ja siis ootamatult tabas teda oda ning tappis ta koha peal. See oli mässuliste jaoks suur tagasilöök ja nad kõik taandusid. Nende tulevane kuningas oli surnud. Kõik oli läbi. Me teame seda, sest selle loo kirjutas üles Kreeka elulookirjutaja Plutarhos oma essees Artaxerxese elu. Teine Kreeka kirjanik nimega Ktesias rääkis Plutarhosele mehe saatusest, kes kogemata tappis Kürose selle odaga. Nagu te teate, oli tema nimi Mitridates. On arusaadav, et mõned inimesed olid võib-olla Mitridatese peale veidi pahased. Ainult kõige karmim karistus sobiks ja just siin tulebki mängu skafism. Nii kirjeldab Plutarhos seda väga ebatavalist surmanuhtlust. Me parafraseerime, sest tema keel on tänapäeval veidi vananenud. Niisiis pandi 2 ühesuurust paati teineteise peale ja naelutati kokku. See moodustas omamoodi ujuva kirstu. Paati tehti augud, et vang saaks sinna kinnitada nii, et tema käed, jalad ja pea jääksid välja. Siiani tundub kõik arusaadav. Ta hõius vees ja tema pea ulatus välja, tal hakkas üsna palav. Ta jäeti sinna, kuum päike paistis näkku, tema keha küpses kuumas ujuvas hauakambris. Seejärel sunniti Mitridatest piima ja mett sööma ja seda korralikes kogustes. Samuti määriti tema nägu selle seguga kokku. Varsti kattus tema meega määritud nägu kärbestega, kes maiustasid nii tema kui ka meega. Seejärel sunniti teda aina rohkem sööma, kuni tema kõht oli paisunud ja ta oli tekitanud korraliku hunniku väljaheiteid. Sel hetkel, nagu Plutarhos ütles, roomavad olendid ja kahjurid väljaheidete riknemisest ja mädanemisest. Need olendid tungisid Mitridatese soolestikku, samal ajal kui tema liha söödi aeglaselt ka väljastpoolt. See aeglane söömine putukate ja kahjurite poolt kestis väidetavalt 17 päeva. Selleks ajaks oli vaene noor Mitridates, kes oli teinud selle õnnetu odaviske, elusalt ära söödud. Seda kirjeldas veel üks 12. sajandi Bütsantsi kroonik nimega Joonas Zonaris. Tegemist on tegelikult sama looga, kuid ta ilustas seda veidi. See on sõna-sõnalt tõlgitud järeldus. Kärbsed, herilased ja mesilased, keda meelitab magusus, maanduvad tema näole ja kõigile kehaosadele, mis paadist välja ulatuvad ning piinavad ja nõelavad õnnetut meest halastamatult. Pealegi tema kõht, mis on piimast ja meest paisunud, eritab vedelaid väljaheiteid, mis mädanedes kasvatavad parvede viisi usse, nii sooleusse kui ka igasuguseid teisi. Mii lamab ohver paatides, tema liha mädaneb ta enda mustuses ja ussid söövad teda elusalt, kuni ta sureb aeglase ja kohutava surma. Aga kas see on kõik? Kas kogu ajaloo jooksul ainult üks juhtum skafismiga? Tundub, et see üks juhtum, millest kõik räägivad, ongi see, mida me just kirjeldasime. Kuigi enamik allikaid nimetab skafismi iidseks karistusviisiks, justkui oleks seda korduvalt kasutatud, leidsime siiski katkendi raamatust Kristlike märtrite ajalugu. Ja selles raamatus on kirjas, et piiskop nimega Mark Markus hävitas aastal 363 P.Gresser paganliku templi ja püstitas selle asemele kiriku. See ei meeldinud Rooma keisrile Julianus Apostatile. On kirjas, et karistuseks võttis ta Markuse, riputas ta korvi sisse ja jättis ta sinna, et putukad saaksid temast toituda. Aga see tundub pigem juhtumina, kus suri kuuma päikese käes, mitte tõelise skafismina. Tegelikult käib Wikipedia arutelulehel skafismi kohta päris elav vaidlus, kus mõned toimetajad kahtlevad Plutarhose usaldusväärsuses ja küsivad muid allikaid. Plutarhos kirjutas tõepoolest selle loo skafismist, kuid mõned ajaloolased usuvad, et ta võis seda teha selleks, et demoniseerida pärslasi ja panna oma kultuur paremasse valgusesse. Me ei saa kunagi päriselt teada, mis juhtus Mitridatesega, aga praegu on see kõige levinum lugu. Võib-olla oli ta ainus mees, kes kunagi sai skafismi täisannuse või oli vana Plutarhos lihtsalt iidne valeuudiste levitaja.